Aga tänasest seminarist on niimoodi, et see aasta oleme siis oma muutnud, et meie poolt selgitab Tarmo natuke üleüldiselt mullavee tähtsust ning teeb ülevaate 24.–25. kasvuhooaja kohta. Nii laseme sisse. Aga tänase päeva põhiline kõneleja on ju farmer Tõnis meil, kes räägib läbi enda praktiliste vaadete põllumehena, mida ta nägi, kuidas kasutas ja mis otsuseid ta tegi, kasutades siis Baltechi lahendust. Kokku on meil plaanis 3 seminari. Tänane, kus räägime mullaveest ja saagipotentsiaalist, siis 4. märtsil räägime me toitainetest ja raha kokkuhoiust ning 18. märtsil võtame kokku siis juba 25. 26. hooaja talvitumise ja vaatame ka ette kevade poole pealt. Aga nüüd olekski minu poolt kõik ja annaksin sõnajärje üle Tarmole, kes teeb siukse kiirülevaate alguses ja peale seda siis jätkab farmer Tõnis. Nii et palun, Tarmo. Tervist. Loodan, et kuulete. Täna räägime siis mullaveest ja milline siis see eelmine hooaeg oli. Mullavesi mõjutab taimede toitumist, sellest siis sõltub kasvamine ja saak ja põllutöid, mis siis samuti peaksid siis eesmärgiga olema, et saak võimalikult suur tuleks. Ja seetõttu siis ka natukene räägime siis mõjust mulla struktuurile ja kandevõimele. Edasi, miks me just eelkõige mullaveest räägime? Sest mullavee näit peegeldab otseselt taimedele kättesaadava vee hulka. Ja mullavesi arvestab siis ka mullatüüpi, et kui me ainult sademeid mõõdame, siis me mõõdame ainult seda, mis maa peale langeb, aga me ei tea, mis nendest sademetest siis mullast saab, kas nad üldse sinna jõudsid, aurustusid. Et selles mõttes mullavee näit on hoopis informatiivsem just taime kasvu seisukohalt. Et seal on siis arvestatud ka mulla veehoiuvõimega, mida siis sademed ei näita. Edasi, milline see kasvuhooaeg oli? Üldmõiste on siis liigniiske ja näiteks siis suvise taimekasvu perioodil aprill-august tuli Eestis keskmisena 386 millimeetrit sademeid, mis on siis 130% normist. Ja juuni oli siis kõige sademete rohkem, seal tuli 153% normist, need on siis ilmateenistuse andmed. Ja kõik need sademed muidugi mõjutasid ka siis mullavee olukorda. Ja iseäranis sel aastal oli siis mai ja juuni liigvee all eelkõige Kagu-Eestis. Seal oli 95% päevadest 2 kuu peale kokku siis põllud liigvee all. Samas Lääne-Virumaal oli see number 41%. Seal on kergemad vett läbi laskvamad koreserikkad mullad ja seal see sademete hulk niivõrd olulist rolli ei mänginud. Näiteks, ja siis mujal, näiteks Tõnise kodukandis Jõgevamaal oli see protsent 82, Tartus 70, Raplas 78. Nii et nende 2 numbri vahele siis need tulemused jäid. Ja siin on siis Eesti keskmine võetud siis terve hooaja kaupa, alates siis 2024. aasta septembrist kuni siis 2025. aasta septembrini. Et siin on näha, et september oli suhteliselt kuiv, ütleme optimaalne, päris kuiv ta ei olnud, aga siis oktoober
ja november olid juba väga vesised, et need olukorrad takistasid siis põllu harimist. Maakandevõime oli nõrk. Jäid ära mitmed plaanitud tööd just selle tõttu, et masinatega ei saanud põllule minna. Ja nüüd siis kevadesse tulla, siis aprill oli veel suhteliselt korralik, aga mai ja juuni olid siis väga vesised, ega palju maha ei jäänud ka juuli, et alles siis augustis oli optimaalset olukorda siis 74%, ülejäänu oli siis liigniiske ja septembris see olukord natukene normaliseerus. See on siis ülevaade kogu Eesti keskmisest mullavee olukorrast. Lähme edasi ja siin on siis toodud välja see, et aastad ei ole vennad. Et mida see siis tähendab? Siin on toodud välja 4 erineva aasta suvehooaja mullaveed ja siin on ilusasti näha, et see viimane aasta on see lilla siin üleval. Siin on näha, siis see on võetud Raplamaa üks põld Kehtna lähedal ja siin on näha siis, et alates siis juunist on seal püsinud mullavee tase üle siis liigvee piiri, et see sinine on siin liigvee piir. Erinevalt muust Eestist sellel põllul nii-öelda vedas, et külviaeg, taimede tärkamine toimus optimaalsel ajal ja liigvesi ei takistanud taimede tärkamist, nii nagu see mitmel pool Eestis probleemiks oli. Ja siis 2003. aasta on juba põuane aasta, siin on näha siis juba 2 põuaepisoodi ja 23 oli siis see põuane aasta, 22 oli jällegi kevad suhteliselt pikalt ilma sademeteta, siis samas sügis oli kuiv ja 24. aasta on näha, et kevadel on mullaveevaru suur, see aitas saakidel hästi tärgata ja et alles siis suve teises pooles läks olukord liigniiskeks. Et aastad ei ole vennad ja selle tõttu ongi tegelikult oluline jälgida just aastate lõikes neid olukordasid. Aga nüüd on kiire ülevaade antud, et mina annan sõna edasi Tõnisele. Ja, tere kõigile. Tšau. Korra näha kõiki. Et mina siis hakkan rääkima sellest, et kuidas mina neid mullajaamasid oma põllul kasutasin, et panen kohe oma esitluse siia peale. Loodame, et kõik töötab. No nagu, äge. Hakkaski tööle esimese korraga. Et põhimõtteliselt valisime välja siis Pauldeki meeskonnaga 3 põldu, Murumäe, Oonurme, Viski. Et Murumäe on selline põld, mis asub Lääne-Virumaal, üsna põuakartlik, saagid kipuvad minema äärmusest äärmusesse ja seal nagu taevast alla tulev vesi mõjutab kõike. Oonurme on minu kodupõld, selline tubli keskmine liivsavi, Murumäe puhul ta on selline kergema lõimisega, Oonurme on keskmine liivsavi, põhimõtteliselt igal aastal töötab nagu okeilt. Ja siis on meil Veskipõld, mis asub samuti Jõgevamaal ja tema on selline huvitav põld, et nendel põuastel aastatel ta on andnud väga korralikke saake. Näiteks 2023, kui me mäletame, kui suur põud siis oli, saime sealt põllult 7,5 tonni hektarilt taliotra keskmiselt. Et tõesti töötas selles mõttes, et väga hea põld ja eks mul olid väga suured ootused ka selleks aastaks. Ja kui me nüüd need punajaamad paigaldasime, siis me valisimegi need põllud välja sellepärast, et nad on erinevad. Et ma teadsin, et nad on erinevad,
aga kui erinevad on või miks nad nii erinevad on, see jäi mulle natuke selgusetuks ja mullejaamade mõte oli veel alguses see, et ma saaksin määrata siis esimene huvi oli toitained tegelikult. Ja mullavesi oli siuke tore lisa, et saaks vaadata, kuna vaja väetist laotada, aga see hooaeg oli nagu eriline. See hooaeg oli eriline sellepärast, et vett tulid laevast alla korralikult ja seda probleemi tekkinudki, et väetised ei laustu. Et ainult Murumäel tekkis siin korraks, aprilli alguses siuke väike kuivastressi oht, aga see kadus suhteliselt ruttu ära. Ja Oonurme on kriipsud on laugemad ja Veskipõllul, näete, siin on lihtsalt üks suur pikk kriips, et põhimõtteliselt, kui oleks tegemist mingi patsiendi kardiogrammiga, siis oleks asjad väga halvasti. Ja tuli välja, et olidki tegelikult väga halvasti. Aga ma alustaks siis Murumäest, et Murumäe põllul, kuna ta on üsna kerge lõimisega, siis on näha, et siin need sakid on nagu lähevad üles-alla, tähendab seda, et vesi liigus siit suhteliselt hästi läbi. Ja ma selles mõttes, et ma nagu nägin seda, ma olin nagu rahul selle pildiga, ja arvasin, et tegelikult, et seal Murumäelt võiks nagu suhteliselt korralik saak tulla. Aga ma teadsin ka teistpidi, et see põld ei ole nüüd nagu väga hea, et sinna sai vist mingi umbes 120 enni keskmiselt hektari kohta. Oonurmes kasvas hernes, seal põhimõtteliselt väetistega mingisugust toimetamist ei olnud ja Veskis kasvas Tallinnisu ja Tallinnisuga oli siuke lugu, et ta nägi tõesti vägev välja, et olgem ausad, ta nägi, Tarmoga käisin vaatamas, siis mina pakkusin isegi 10 tonni, Tarmo võttis võib-olla natuke ootuseid maha, aga arvas mingist 8 tonnist umbes on ju. Ja nii me siin hooaja jooksul toimetasimegi, et ausalt öeldes mul ei ole kunagi liigveega probleeme olnud või ma ei ole tunnetanud, et mida liigvesi võiks nagu üldse teha. Et tegelikult ma vaatasin selle Veskipõllul, et pole hullu midagi, et tuleb saaki kindlasti, et rohkem vett on parem on ju. aga tuli välja, et see nii ei ole. Et kui ma siit nüüd edasi lähen, siis see graafik väga hästi illustreerib seda, et kui palju oli Veskipõllul 8 sentimeetri peal liigniiskust sellel, ütleme, et üsna kriitilisel ajal. Ja kui me läheme siit edasi, juuni keskpaik või juuni algus kuni juuli, siis kui on nagu see kõige nagu tähtsam hetk, viljumine, õitsemine, terade täitumine, ka siis oli siin ülemises mullakihis nagu väga hull niiskus. Kui vaatan teisi põlde, näiteks Murumäe, siis polnud siin põhimõtteliselt täda mitte midagi. Oonurme oli ka okei, kerged liigniiskuse episoodid kimbutasid, aga ei midagi hullu. Ma tahaks veel lisada siia, et kindlasti tekib kõigi küsimus, et kuidas need põllud haritud on või milline on olnud nende siis külvikord. Tegelikult nad on haritud üsna samamoodi, need on, ma arvan, et mingi 8 aastat tagasi küntud, 7-8 aastat tagasi küntud, randaaliga on tehtud ja viimased 4 või 5 aastat on põhimõtteliselt olen harinud neid kõiki põlde tüükultivaatoriga. On jalgadega 15 cm sügavuselt. Nii et tihes kui selline arvatavasti oli suhteliselt nagu samas kohas nendel põldudel. Ja läheme siis sihukese toreda asja juurde nagu koristus. Nagu ma ütlesin, siis ma seal Veskipõllul ootasin väga korraliku saaki, et kasv oli vägev, päätis laustus hästi, tundus, et taimed tarbisid, kõik asjad toimisid, et ei osanud arvata, et milliseks nagu täpselt kujuneb. Aga tegelikult, mul on siin mõned võib-olla meeleolukad videod, et kuidas me koristus siis edenes. Et esimene asi, mis liigvesi tekitas, oli loomulikult see, et põllud olid lihtsalt mädad. Ja nad olid lihtsalt mädad, olid ka koristuse ajal ja põhimõtteliselt ei olnudki võimalik
osadel põldudel üldse nagu masinatega peale minna. Et nägid nagu nad sellised välja, see põhimõtteliselt käis ilge lõhkumine. Aga ma arvan, et see ei ole paljudele põllumeestele üldse võõras pilt. Et ma ei uskunud, ma olen ise 15 aastat põllumees olnud ja tegelikult sellist asja ei ole ma väga näinud, et asi nagu nii hulluks kujuneb. Aga nagu ma näitasin, siis seal veskipõllul oli näha, et see liig niiskus, et põhimõtteliselt 100%, kui 100% oli kunagi, aga ütleme, et muld oli täiesti nagu veega küllastunud. Siin loomulikult kombain kinni, et ka seda juhtus, ka asi, mida ma võib-olla väga ei oodanud, aga probleem muidugi, selles mõttes, et ütleme niimoodi, et ei olnud igav, et oli väga huvitav. Aga mis see tähendas see mullavesi siis kogu minu nendele saakidele ja kvaliteedile? Et alustame siis Murumäe põllust. Et Murumäe põllul õigemini tuleks alustada enne koristust. Et siis, kui hakkasid tulema need esimesed signaalid, et taliniisude kvaliteet on kehvasti, mahukaalud on madalad ja põhjuseks on arvates liigvesi, tekkis mul mure. Ja loomulikult tekkis mul mure, et minu 8-tonnine või 10-tonnine veskipõllu saak arvatavasti ei olegi nii suur. Ja meil tekkis, augusti keskel tekkis väike koristusaken, kus olid mõned ilusad ilmad, näitas umbes ilmad 3-4 päeva äkki, või isegi vähem, tegelikult 2-3 päeva, 5 päeva või 4 päeva, seda ei olnud meil see hooaja jooksul. Ilusad koristusilmasid järjest. Ja ma otsustasin siis Paul Teki mullavee näidu põhjal, et ma arvan, et Murumäel kasvab kvaliteetsem nisu kui mul seal veskipõllul. Kuna veskipõld oli ainult kimbutanud liigniiskus läbi hooaja tegelikult ja Murumäe põllul oli see olukord oluliselt parem, siis mul oli valik, kas ma lähen veskipõllule, mis on mulle lähemal, või ma kolin kaugemale Murumäe põllule Lääne-Virumaale ja hakkan seal koristama. Ja jõudsin sinna kohale, pistsin nina sisse, õnneks seal Baltikagro kuivatin kohe lähedal ja kui hakkasid esimesed tulemused tulema laboris tagasi, teise klassi toidunisu, mahukaal 760, 750, 760, teine, kolmas klass kõik. Et saak ei olnud seal nüüd teab mis vägev, et ma panin, nagu ma ütlesin, umbes 120 kilogrammi lämmastikku kevadel, kuna see põldi näinud ka üldiselt väga hea välja, et ka Tarmo Arust ei näinud see väga hea välja. Mina tahtsin uskuda, et näeb üsna okei välja, aga objektiivselt ta nii hea välja ei näinud, aga seal samas mullajaama koha peal andis niisugust 6 tonnist saaki, mõnel pool rohkem, mõnel pool vähem ja keskmine jäi alla niisugune 6 tonni, et 5,5 äkki midagi sellist. Aga mis on kõige tähtsam on see, et oli teise ja 3. klassi toidunisu kõik. Et ma ei uskunud, et ma seda näen, aga vähemalt see tegi natuke meele rõõmsamaks. Ja siis mõni aeg hiljem, kui tekkisid jälle paar ilusat koristusilma, läksime siis veskipõllule. Ma juba arvasin, et asi võib halb olla, et 8 tonni saak ei ole loota, kuigi sai varieeruva normiga väetatud, nagu ma üldiselt teen, et mul oli varieerused normid seal 120-180 ennini. Pistsin nina sisse ja mida ei ole, on vili. Reaalselt ei olnud vilja seal. Ma ei tea, kogu põllu keskmine tuli 4,2 tonni äkki ja vahet ei olnud absoluutselt, kui palju ma seda lämmastikku olin sinna pannud. Et konkreetselt lihtsalt vilja nagu mass oli kõvasti kombain ägises nagu hirmus, kütusekuul oli meeletu, et niisugust massi ei ole see kombain mitte kunagi söönud. Aga tuli välja, et mida ei ole, on tera. Okei, saak on väike. Olgu siis. Miks ta väike on? Sellepärast mahukaal on ka veel madal. Et selle veskipõllu mahukaal oli 620. Ja teate isegi, et see on täis pahne. Ja eks ma siis sorteerisin ja majandasin temaga, sain ta kuidagi 650 grammi peal liitri kohta ja sain ta kuidagi allahindlusega maha müüdud, aga päris kahju oli, et kõik see
potentsiaal kadus tegelikult selle liigvee tõttu ära, et mis imestab seda seda meie nii-öelda põldude erinevust ja kogu seda hooaega ikkagi väga hästi. Ja siin slaidil ongi siis kirjeldatud, et mida see tähendas see liigvee siin aasta siis. Põhimõtteliselt, nagu ma rääkisin, siis kuna mullavett oli palju, Paul-Teki andmete järgi, lämmastik lausus hästi, panid lähetise maha, 3-4 päeva, juba toitained juba ilusti taimedel olemas, taimed tarbivad, vägev on ju, vili kasvab, tundus, et rahakott kasvab ka. Ja nägigi pilt väga hea välja, sellepärast, et lämmastik tekitas väga suurt vegetatiivset kasvu. Et nagu selle tõttu, kui see kombain nägi, sest kuna põhumassi oli väga palju. Ja edasi jõudsime me nii-öelda õitsemise aega, et ka see õitsemise aegne nii-öelda halb ilm, suhteliselt jahe ilm, vihmane ilm, kindlasti tekitas saagikao. Et minu enda näitel, et kui seal Murumäe põllul olid ikkagi pead nagu põhimõtteliselt täitunud, siis Veskipõllul, seal konkreetselt olid pead pooltühjad. Teate, isegi lähete proovi võtma, võtate mõned viljapead omale vihkude vahele, õõrute natukene ja siis põhimõtteliselt, kui siuke saak peaks olema 10 tonni, siis põhimõtteliselt saad kohe oma selle mõõtekopsiku täis. Aga seal pidi ikka neid eri õõruma nagu tükk aega, enne kui sa üldse mingisuguse mõõdu saad kätte. Et tundus küll, et see õitsemisaegne vihm, liig, niiskus, mingisugused juurestiku probleemid, kuna seal oli ka arvatavasti, kuna vett oli nii palju, vesi takistas hapniku liikumist juurtesse, et selle tõttu olidki nii-öelda need häired, mille tõttu terad ei täitunud ilusti, pead jäid üldse pooltühjaks, oli ka mingisugused peahaiguseid, mida ma ei ole enne näinud, pead läksid mustaks ja samamoodi õigemini see pea mustus tähendas seda, et oligi, et mõned taimed olid niivõrd juba veega olid juured küllastunud, et nad lihtsalt kaotasid oma värvi täielikult ära ja samamoodi pead jäid pooltühjaks. Et kindlasti oli üllatus, et ma ei oodanud seda, et see asi nagu selliseks kujuneb. Et ja ausalt öeldes oleks ma neid mullavee näite nagu nii-öelda tagantjärele tarkusena võiks öelda, et kui mullavee näidud olid sellised, siis tegelikult oli seda ühtepidi oodata. Aga kuna kogemust ei olnud, ma mulla sisse ei ole ennem näinud, siis jõudis see kõik tagantjärele tarkusena kohale. Ja loomulikult takistused põllutöödel, et ma ei tea, kuidas teistel põllumeestel mujal oli, et näiteks seal Veskipõllul, mis muidu on nagu kandnud tehnoradades päris hästi, siis ma sõitsin sinna ikka nagu korralikud roopad sisse, et kõrval ei tohtinud üldse minna, et siis oli nagu ilgeroobas järel, et põhimõtteliselt tööd olid takistatud pidevalt, põldu sai lõhutud, muidugi sai tehtud seda selle eesmärgiga, et äkki selle vihm lõpeb kunagi ära ja lõpuks, et saak tuleb, aga ei tulnud. Üks teine asi, mida ma selle mullavee näidu kohta, Tarmo puudutas seda ennem ka, et kui ta rääkis sellest, et kui tuleb, miks mullavee näit on oluline võrreldes selle, kui palju vihma on tulnud, et see mullavee näit näitab ka mulla kandevõimet. Ja eks ta seal Veskipõllul oli kogu aeg siuke, ta ei olnud hea, aga töid oli ju teha, tegid südame kõvaks. Aga toon ühe näite sellest, et kui ma käisin näiteks, meil tuli üks kõva vihm tuli, meil tuli mingi 20 või 25 mm vihma, nii-öelda ka Murumäe põllul ja ka Veskipõllul, siis ma kujutasin ette, et okei, et järgmine päev ma ei tee mitte midagi, võib-olla alles õhtupoolikul, et kuna ma ei taha nagu põldu rohkem lõhkuda. Aga Veskipõll või seal Murumäe põllul näitas mullavee näite, et mulla kandevõime on piisav. Okei, see on kauge põld, aga mõtlesin, et riskin, sõitsin kohale, laotasin oma väetise ära ja mingisugused rooped ei tekkinud. Ja rooped ei tekkinud isegi siis, kui ma tehnorajast maha keerasin.
et ühesõnaga see vesi läks sealt niivõrd kiiresti läbi ja mina võtsin päeva või pool vähemalt, et see oli üks huvitav nii-öelda, kuidas öelda, huvitav võimalus seda mullajaama kasutada ka nagu sihukesel otstarbel, et nagu ma ütlesin alguses, siis ma selle mullavee näitu võib-olla nii palju ei vaadanudki, et ma rohkem huvitusin toitainete näidust, mis muideks on meie järgmise seminari teema. aga jah, see mullavesi näitas mulle ikkagi päris ilmekalt ära, kui erinevad need põllud on. Ma sain nende järgi töid planeerida, et igatahes oli abiks, et võib-olla ei olegi lihtsalt tore vidin põllu peal. Aga jah, et kui nüüd edasi rääkida, siis mis näitas see aasta nüüd ära, et Murumäe põld, mis tavaliselt oli ikkagi üsna põuatundlik. Olen sealt saanud ka 7 tonni nisu, aga olen saanud ka ainult 1,5 tonni otra, selle tõttu, et lihtsalt kuivas kõik ära. Et see aasta töötasid need põuatundlikud põllud paremini, seda oli näha ka minu teistel põldudel, et seal oli kvaliteet oli parem, mahukaal oli parem. Et tegelikult selle, kui ma nüüd jälle tagantjärele tarkus võtan, sest see on täppisteadus, eks ole. Et ei oleks pidanud sinna veskipõllule nii palju panustama. Võib-olla oleks pidanud sinna Murumäe põllule rohkem panustama või teistele põldudele. Et kindlasti oli väga nagu põnev kogemus, et kuidas need mullavee näidud mõjutavad siis tegelikult saagikust ja kvaliteeti. Me teame ju kõik, et vesi on nagu veri on ju inimese kehas, transpordib toitaineid taimedesse, et viib väetised kohale, viib mullariitised välja, ükskõik mikrobioloogia. Aga kui seda ikkagi nagu liiga palju saab, et siis on probleem. Jah, loomulikult siis liigvesi, siis ka nendel saagikatel raskemate lõimistega põldudel ma veski tõin näiteks. Lisaks oli mul veel 2 põlduse samas piirkonnas, kus oli mul nii-öelda siis hübriidnisude katsed. Et need näitasid natukene paremaid tulemusi. Võib-olla see hübriidnisu sai selle liigveega võib-olla kuidagi paremini hakkama, juurestik oli teistsugune. Aga saak oli ikka mingi 5-6 tonni ja kvaliteedi puhul, need olid, osad hübriidnisud olid ju toiduklassi kvaliteediga. Ei olnud isegi lootust, et see läheks toiduvilja. Et kõik oli söödaviili täielikult. Et kõik sama piirkond, samamoodi haritud, põhimõtteliselt samal ajal peaaegu külvatud põllud ja ikka see liigvesi nagu tappis täielikult ära. Ja rääkides siis Soonumäe põllust, seal kasvas mul hernes. Ja ma arvan, et hernesaak oleks tegelikult enam-vähem okei olnud. Ma arvan, et circa 3 tonni ligi, aga ta lavandus lihtsalt nii hullult ära, et kraapsin, mis ma kraapsin koos mullaga, koos sain vist 2 tonni sealt kätte ja oligi temaga nagu põhimõtteliselt aamen. Et jah, et oli keeruline hooaeg ja eks te teate seda isegi, mul ei olegi mõtet seda rääkida, aga need mullajaamad vähemalt aitasid visualiseerida seda mullavee liikumist, millised on erinevad põllud, kuidas nendega tuleks võib-olla käituda, kuidas peaks võib-olla sättima mingid töid seal või väetamist. Et selles suhtes oli ütleme, et põnev sissevaade, mis on mulla sees toimub. Aga ma ei tea, meil on veel siin tegelikult natuke aega veel rääkida, et võib-olla Tarmo minu selle suure jutu peale võib-olla arvab ka midagi, et võib-olla ma rääkisin hoopis mingisugust täielikku kelbast siin, et äkki lisad oma ekspertarvamuse juurde siia. Tarmo on lahkunud. Ta peaks olema olemas. Nii, olen täitsa olemas. Ole hea, mine sinna, kus sul need ümmargused ringid olid seal põldude. Niimoodi, siin võib olla seda, et siin on konkreetselt välja toodud, et kui palju neid optimaalseid päevi siis selle suveperioodil oli. Ja lihtsalt korrata seda, et
hea tulemuse andsid muidu probleemsed põllud ja saagikad ja tüsedad põllud seda ei teinud, aga kui nüüd minna sinna triipude juurde, eelmise juurde, siis siin on väga huvitavaks just see veskipõld, et mullavesi on püsinud siin ülemises, kas ma saan siia slaidi, ülemises pihis, just. Ja all on seda vett vähem, et lihtsalt see on seotud siis selle mulla ülemise pinna vee mahutamisega, et see on suurem olnud kui alumisel ja et see võib ka viidata sellele mulla tihenemisele alumises raskemas mullas. Et mojal on siin normaalne, aga siin on näha jällegi, et kuidas Oonurme siis sügisel on, või õigemini augustikuu sees on täitunud siis veega. Et suve on ta elanud suhteliselt normaalselt üle ja see ka, et siin vesi on pidama jäänud, võib viidata kergelt siis sellisele asjale nagu tihes, mis seda mulda, mis seda vett seal mullas hoiab. Et muud ei ole mul nagu midagi lisada. Jah, ma just... Muldade erinevus. Just ma tahtsingi öelda, et arvatavasti selle Oonurme põlluga ja veskipõlluga on ka see, et eks ma olen ka ju seda viga teinud, et läinud võib-olla natuke liiga märjaga peale. Kindlasti seal mingi tihes on tekkinud, ma käisin ka mõõtsin, et Oonurme põllul on ta seal kuskil 20 sentimeetri peal ja samamoodi nagu näete, siis august kuni september oli ta ikkagi nagu liigveega täitunud, et kui ma käisin ka kombainimas teda, siis kombain jättis päris sügavad jäljed maha, et seda ei ole seal põllul kunagi nagu juhtunud. Ja samamoodi kui Tiit, tahad midagi lisada? Tõstis käe küll, aga... Ja ei, käe tõstin küll, tähendab, et lõpeta ära, aga ma tahtsin kui sa lõpetad ka natuke lisada, et väga heade graafikute põhjal. Ja, et ma tahtsin veel lisada seda, et eks ma vaatasin seda mullajaama veenäitu, vaatasin Oonurme põllul, sinna ma külvasin pärast Ernest, külvasin talinisu, et eks ma otsuseid tegin ka, et kas sinna üldse harima minna ka selle mullavee näidu järgi. Et ma ikkagi ootasin seda hetke, et kui ta nagu langeks vähemalt nagu sinna optimaalse taseme peale. Et eks me teame ju kõik, et kõik, mis on nagu liiga niiske ja seal tallamisel, siis see probleem läheb järjest hullemaks. Et jah, et see oli ka üks võimalus, kuidas mina ise nagu see aasta kasutasin seda mullajaama, ka siis nüüd on sügisel nüüd. Aga palun, Tiit. Kõigepealt aitäh Tõnisele, et ta on tõesti siin väga häid tähelepanekuid teinud ja ainult üks selline hästi lühike moment, et kui need graafikuid vaadata, tõesti väga hea võrdlus oli sul selle südamekaardiogrammi järgi, et tegelikult isegi kui sa kõik on pannud mullajaama üsna värskelt ja meid on küsitud ka, et mis jama see on, et vaata, et mul on 2 mullajaama, et ühe põllu peal vihma sajab ja vesi tõuseb, teise põllu peal vihma sajab, samamoodi vesi ei tõuse üldse. Et kui teil on selline olukord, et vihma sajab ja vesi ei tõuse, siis arvestage, et teil ongi juba liigniiskus, teil on täiesti 100% küllastunud muld, see vesi lihtsalt, see on nagu pesukauss, et kui pesukauss on täis, sa kallad sinna vett peale ja mitte midagi ei juhtu. Et ainuüksi selle olukorra järgi te saate omal ära fikseerida ja tegelikult te õpite oma põldu tundma, et meil on küll need liigniiskuse jooned siia pandud peale, need on, ütleme, nad sõltuvad mulla tüübist ja ta on mõnes mõttes natuke tinglik, et ikkagi kõige täpsema näidu te saate konkreetselt selle järgi, et kui tekib olukord, et vihma sajab ja vesi enam ei tõuse, siis te teate, et teil on juba 100% niiskust, see on kindlasti liigniiskust. Ja kui te isegi sealt natuke allapoole lähete, et seda võib isegi täpsustada veidi, sest meie see liigniiskuse joon ei pruugi, ütleme, iga mõllule või mullale 100% sobida, et tegelikult kõik need kõrged näidud või kogu see hooaeg kõigub ikkagi selle liigniiskus ümber, et see roheline sinine oli meil ka tehtud niimoodi, et
ütleme nii, et kui ta on seal 20, siis ta on 20,5 on ta sinine ja kui ta on 19,5 on ta roheline, aga tegelikult istub ta ikkagi kõik sinisest. Et lihtsalt selline väga hea tähelepanek, et kui kardiogramm on, siis on kõik hästi ja kui sile, siis on natuke vaja täpsustada. Ja, ega ma ju käisin teile ka ju pinda sellega, et kas see Veski mullajaam on katki, et üks pikk kriips on kogu aeg, et kas see asi ongi selline, aga kui võrrelda teiste mullajaamadega, siis tuli välja, et see põld lihtsalt ongi teistsugune. Väga tore. Ma küsiks võib-olla siin, kas on kuulajatel tekkinud küsimusi või mingid kohti, mida võiks täpsustada veel. Et ei pea kätt tõstma, aga siis unmute ja rääkida, kui kellelgi on huvi. Ja ma selles mõttes, et ikka suhteliselt kiiresti rääkisin oma juttu ära, et võib-olla tõesti jäi veel midagi jäi mul kahe silma vahele või mida tahaksite rohkem küsida, et oleks huvitav kuulda ka, kui kellegi mingi küsimusi on. Jarmo kirjutab, et miks Veski põllul sügis roheliseks läks? Ühesõnaga, eks ta on selle mullavee seisundi järgi pigem siin. Ta mõtleb seda, et sellel ajal see on huvitav anomaalia, et kui teed seda graafikut vaadata, siis ta roheliseks, ta läks ääre pealt roheliseks, nagu näha, siis siin graafikul on ju ikkagi, ta on selle liigniiskuse piiri peal. Et võib-olla Tarmo või Tiit oskab öelda, et kas toimus mingi vee minek kuhugi teistesse kihtidesse või mis seal juhtus või ma olen võib-olla selles kohas natuke ebapädev. Seal võis olla niimoodi, et sademeid oli vähem. Sama probleem, et me peame kuskil selle juti tõmbama ja kui meil on antud tahendsüsteem roheline sinine, siis 0,1 muudab seda, et tegelikult kui me seda kõike reaalset väärtust vaatame, siis me kõik kogu selle aasta üheni siniseks tõmmata, et see on nagu reaalne olukord. Ma segan vahele siia veel, et eks Jõgeva maakonnas oli mais-juunis keskmine see sinist osa nii-öelda 82%, aga kui võtta keskmine mullavesi, siis see oli 23,9. See tähendab tegelikult ta oli üle liigniiskuse piiri, et see tõesti see piir on see, mis tegelikult seda värvi natukene määrab. Mitte natukene, aga palju. Jah, et ma ütleks ka, et tegelikult see osa siin peaks olema ikkagi põhimõtteliselt helesinine, et ega ta väga ei muutunud, et kui me vaatame seda eelmist graafikut siin, siis ta on kukkunud ainult napilt alla selle liigniiskuse piiri ja nagu Tiit ütles ka, et lihtsalt peab kuskil selle joone tõmbama, aga see ei tähenda, et asi nagu hea oli, et mina tooksin ikkagi nagu selle hea näitena ette ikkagi Murumäe, mis on niimoodi kõikunud siin ilusti ülemises kihis siis nii-öelda selle liigniiskuse ja nii-öelda veepuuduse nagu vahepeal täpselt, et see kõikumine tundub, et see on olnud ikkagi nagu mõistlikum kui lihtsalt üks pikk kriips. Jah, väga hea küsimus, väga õigustatud, et kas on veel küsimusi kellelgi? Ja ma veel täpsustan siin sellist asja, et tegelikult see produktiivne mullavesi, kui me nüüd meenutame, mis me siin aasta tagasi rääkisime, see produktiivne mullavesi on tegelikult ikkagi sellest, ütleme, mullapõuast, seal peab päris keskmised väärtused, et kui teil sinna üles, et see produktiivsus väheneb ka, et kui ta läheneb sellele liigniiskusele, et jah, meil oleks vaja siin palju rohkem neid värve, nagu helesinine võiks olla ja sellised asjad, et tegelikult see reaalselt nii-öelda tumeroheline produktiivne niiskus on ikkagi oluliselt allapoole seda liigniiskuse piiri. Meie numbritest rääkida, ütleme 15 on umbes, et 20 on kuskil liigniiskuse piir meil, et siis see 15 on nagu okei, et edaspidi ikkagi need mullapoorid kogu aeg täituvad, see haplikku jääb vähemaks ja sisuliselt, kui me oleme selle liigniiskuse piiri, siis haplikku ei ole üldse, sealt võtame mingi 20% alla, siis haplik peab 80% järel, et see on kuskil see, kus see produktiivne niiskus kõige paremini mõjub. Meil on siin nüüd chati loomuses siin ei ole selliseid järske protsesse, aga ikkagi see kõige parem osa on seal, ma usun.
Meil tuli nüüd chati ka küsimus, et nüüd see mullavesi on see, et millistes ühikutes toimub mõõtmine, et see on nii-öelda meie oma sükene terminoloogia ja räägite siin 100% ja mullavee ülekülluses, kuid kirjeldage täpselt siis alumist otsa ja mõõtühikuid, et lisaks, et ühesõnaga, et kuidas see nii-öelda tava, et kui meil on see mahuline niiskus on, et kuidas see sellega nii-öelda kokku sobitub, siis ütleme niimoodi. Ma ei tea, see küsimus oli ilmselt mulle vist, jah. No pigem jah, aga proovime. Mullavee ongi nüüd, on ka selles eelmises seminaris, et tegelikult mullavee mõõtmist on tõepoolest, see on väga hea küsimus, sest nende ühikutega ongi alaline segadus ja üldjuhul või väga sageli seda ei öelda, et mullavee, ütleme, kõige klassikalised mõõtmine on siis see gravimeetriline mõõtmine, et lihtsalt paneme selle mulla ahju ja kuivatame ära, et siis saame kaaluprotsentides. Ütleme, taimefüsioloogia kasutatakse üsna palju ja ka mõõteristad näitavad on siis mahuline niiskus, et kui palju mahus seda sees on. Ja meie näit on tegelikult kõik need samad graafikud, mis siin on. Meil on olemas seal meie oma interface'is või selle lehe peal, kus need andmed on olemas ka mulla mahulise niiskuse graafikute kujul välja toodud, kus on siis lihtsalt graafiku käik on tegelikult samasugune, aga lihtsalt numbrid on teised. Ja seal on nagu natuke probleem selles, et nende mahulise niiskuse juures me tegelikult ei oska nii hästi paika panna neid taime omastatavuse piire, et kus on see liivniiskus ja kus on see produktiivne niiskus ja kus on mullapõu, sest tegelikult seal need piirid sõltuvad hästi palju ja kohe väga palju mulla lõimisest. Et ka meie juhul need numbrid sõltuvad mulla lõimisest, aga see hajuvus on väikse. Ja meie näit siis tegelikult on ta natukene võrreldav, ütleme selle, ta ei ole nüüd numbriselt võrreldav, aga sisuliselt võrreldav tensiomeetrilise näiduga, mis väljendab seda mulla rõhku, et see on lihtsalt mullast otseselt mõõdetud üks elektriline näit, kõrgsageduslik elektriline näit, mida siis me oleme leidnud, et see näit sõltub siis või näitab selle mulla seisundit vees kõige paremini. Ja see on meie oma numberskaala. Et tegelikult meil on olemas selle numberskaala täpne vastavus ka üldiselt kasutatud mahulisele niiskusele protsentides, et selle võime sealt interface'it altpoolt leida. Väga hea. Äkki keegi küsib veel selle kohta midagi? Küsiti veel, et kuidas te oma seadmed kalibreerite või et nagu suku tehniline küsimus, oskad äkki vastata? Mul on natuke halb kõrvaklapp, et enne kui ta kuulmisele lülitub, läheb tükk aega kaduma, aga ma saan aru, et seadmete kalibreerimine. Jah, täpselt. Et seadmed ongi meil kalibreeritud, ütleme, lähtudes olemasolevatest tunnustatud teooriatest on üks punkt ja teine punkt on see, et me oleme ikkagi tegelikult teinud siin omal ajal kõikide Eesti oluliste mullatüüpide, põhimõtteliselt liivmullad, kõrged mullad, siis see normaalne liivsavi, saviliiv ja raskete savide jaoks. Me oleme teinud konkreetselt lihtsalt mõõtnud oma näitajad ja teinud siis otseselt ahjus soojutamisega mahulise niiskuse proovid. See on üks asi. Ja teine asi siis me oleme kasutanud neid mullavee, see on see karakteristikuid, mis näitavad selle tensiomeetrilise poole pealt neid mullavee potentsiaali seost mulla protsendiga või tähendab mahulise niiskuse sisaldusega ja arvestades veel mulla tüüpi ja sealt oleme siis leidnud need oma seosed liivniiskuse jaoks. Ja täpselt samamoodi selle liivniiskus on lihtsalt määratav, et see on maksimaalne. Teete mulle proovi, siis tekib selline küllastunud pasta, et kuhu maksimaalselt rohkem vett enam sisse ei lähe, et see vesi jääb sinna peale ja need piirid me oleme kõik tegelikult eksperimentaalselt määranud. Et sellise seosega me oleme leidnud ja me oleme kogu aeg parandanud ja me oleme siis leidnud, et see on üsna hästi kajastab reaalset tegelikkust, nagu praegu me tänases ettekandes ka nägime. Ja, ma veel ühe tähelepaneku lisaksin veel, et jah, et orenevalt lõimisest on ka need piirväärtused on nagu erinevad, et näiteks veskipõllul on see piirväärtus 1 ja ka näiteks murumepõllul on teine, et kus tekib see küllastumus või liigniiskus nii-öelda, et see ikkagi sõltub nagu lõimisest ka.
Just. Ja ta sõltubki lõimisest tegelikult ja meie näitudel sõltub ta natuke vähem, ütleme, kui me vaatame, et meil võib see vahe olla, et savise korral, pakun selle mingisugune 25 ja selle kõrgemate või tavalise saviliiva puhul on ta siis 20 kuskil, aga kui me vaatame nüüd selle mahulise niiskuse graafikute järgi, siis see vahe võib olla seal 2 korda, et lausa mingisugune 20 mahuprotsenti ja 40 mahuprotsenti. Mida on, et sellepärast see meie diapasoon on natuke kitsam, et see näit on natuke universaalsem. Aga jah, see kõik on veel kord näha võimalik üle viia ka sellele mahulise niiskuse graafikutele. Ja mina küsiks võib-olla, kui äkki kellelgi veel tuleb mingid küsimusi, küsiks Tõnise käest vist seda, et sa rääkisid, et see aasta oligi nii-öelda see tagantjärele tarkus on ju. Et sa ütlesidki, et sa pigem keskendusid toitainete jälgimisele, et see mullavesi oli selline hea nagu lisa on ju. Et siis tegelikult ütleme nüüd tagasivaates, sa tegid ka mingeid otsuseid, nagu sa ütlesid, on ju hooaja jooksul, et mingid sa muutsid oma näiteks tööplaane või muid asju selle mullavee näidu põhjal. Et ütleme, kui me nüüd vaatame tulevasse hooaega, mis nüüd tasapisi siin hakkab, on ju, siis, et kuidas sa nagu praegu võib-olla siis nagu teistmoodi läheneksid sellele mullavee jälgimisele ja mis otsuseid sa juba võib-olla kevadest alates nagu vaataksid sellele vastavalt nagu üle? No, ma olen ise endamisi mõtiskanud, et okei, et kui see liigvesi on nagu, ütleme, et võib-olla aprilli lõpp on ju mai algus ja siis läheb optimaalseks, et siis tegelikult ei ole veel hullu. See liig nii-öelda jõuavadki väetised paremini sinna kohale, lahustavad paremini ära, et sellega nagu okei, aga kindlasti jätaksin ära näiteks selle veskipõllul ma tegin veel suhteliselt hilja veel ühe lisaväetamise, et saada natuke saaki juurde, natuke kvaliteeti juurde ja tegelikult ma oleks võinud selle täiesti tegemata, et ma oleks võinud jätta ka mingisugused pritsimised tegemata seal, sest tegelikult mai lõpuks oli selge, et sealt enam nagu midagi ei tule. Et kindlasti ma arvan, et ma hoian nagu silma rohkem peal sellele, et kui ikka nagu siuke veega küllastumus on, et sealt ei saa enam midagi head tulla. Aga nagu ma rääkisin ka, et see oli minu jaoks täiesti esmakordne kogemus, et asi võib tõesti nii hulluks minna, sest okei, oled kuulnud, et Lõuna-Eestis, et uputab, on ju. Aga et meil Jõgevamaal ka nagu asi selliseks läheb, et see oli mulle ikkagi üllatus pigem. Okei, väga hea kuulda. Küsingi, et kui küsite selle nii-öelda süvitsi kalibreerimise kohta, et siis kuidas see sinu nagu enda nagu kogemuse kalibreerimine ütleb, et kui et meie nii-öelda mullajaam näitas, et on ikkagi liig niiske on ja siis tegelikult nagu need, ise vastan juba natuke, et see, et need videod, mis sa näitasid juba justkui nagu tõestasid seda, et oligi tegelikult liig niiske, just et kas nagu see näidud, mida me andsime sulle või see seade andis, et nii-öelda nagu sinu kogemus nagu tõestas ka seda, et see oligi nii, et kus oli nagu parem ja kus kehvem. Ja huvitav jah, et tõesti see korrelatsioon tekkis, et ma ju viskasin oma Instagrami storydes välja ka siukse hüpoteesi, et kuulge, et ma lähen siis sinna Murumäe põllule koristama, sest tundub, et seal nagu liigniiskuse viga ei ole olnud, et seal võiks ju parem kvaliteet olla. Ja ma viskasin selle hüpoteesi välja enne, kui ma midagi isegi nagu olin seal koristanud või teadnud, et ma läksin ka nagu selles mõttes EKU peale, aga tundub, et vähemalt see aasta oli see korrelatsioon täitsa olemas, jah. Väga hea. Ja siis Tõnis on veel ühe küsimuse küsinud, millele ma vastan ise kiiresti ka ära, et kas kõik andurid, mida pakume, on siis eksperimentaalselt kontrollitud ja seadistatud ja ning iga mullatüübi puhul tuleb iga anduri näit täpse tulemuse mõõtmiseks konkreetses asukohas kalibreerida. Et jah, meil on kõik andurid, mis lähevad välja, on meil kontrollitud ja seadistatud ja testitud kontoris eelnevalt ja siis ütleme selle mullatüübi puhul just see ongi see, et kui me mullatüübiga me seda kalibreerimist teemegi. Ehk et kui me aktiveerime jaama enda süsteemi, siis me lisame sinna selle jälle jaamale konkreetse mullatüübi, ehk et sellega tekivad sinna nagu konkreetsed arvutusmudelid taha ja siis selle tulemusena hakkavad ka need tulemused ja need piirmäärad ja kõik see erinema. Et see on nii-öelda vastus sellele küsimusele. Ma küsiks Tõniselt veel võib-olla ka ise seda, et kui tihti sa andmeid jälgid, ütleme nii hooaja jooksul, et kas see nagu jääb nii-öelda külge, et sa ikkagi vaatad tihti või vaatad niimoodi aeg-ajalt või kuidas sul see toimub? Jaa, eks ma olen ju rääkinud ka seda, et ega sellel nagu selle anduril ei ole väga mõtet, kui see sinna korra hooaja jooksul sisse logid, on ju. Et
tegelikult kuna meil see nii-öelda siis koostöö algas, et ega ma tegin ka endale ju lihtsalt tegin ühtepidi kohustuseks, et ma jälgin seda, et ma õpin, mis seal toimub, aga teisalt hooaja jooksul kujunes see ka selliseks nii-öelda harjumuseks, et ma reaalselt vaatasingi ja vaatasin väetamist ja asja, sest näiteks selle Murumäe põllu puhul, et oli seal korraks oli see mullavee näit nagu kukkus ja kukkus sinna põuastressi lähedale või mitte põua või nii-öelda veepuuduse lähedale. Ja mul oli tõsine küsimus, et kas ma sinna üldse väetist panen, sest minul olid eelnevad aastad olid tõestanud, et sinna ei ole mõtet seda väetist panna, sest ei ole vett, mis sinna taimedeni transpordib, eks ole. Ja siis ma jätsin nii-öelda, lükkasin seda väetamisotsust edasi, tuli vihma, siis nagu näete, siis siin kohas toimus mullavee tõus ja siis näete ka seda, et siin ma olen ka juba väetamisotsuse ära teinud, olen hakanud väetama. Et põhimõtteliselt et ma jälgisin seda ikkagi, logisin ikka mitte kuus kord nädalas, vaid ikka mitu korda nädalas sisse, et nii palju, kui mul vähegi võimalust oli, et lihtsalt oli ka nagu huvitav näha, et mis juhtub, et tegelikult ma olin valmis selleks, et tuleb siuke aasta, nagu meil need olnud, on 23, 24, et suhteliselt põuased, et väga hea, et saan väetamisest üldse loobuda. aga mullavee näided olid head, et otsustasin, et ma siis lähen väetamise peale välja, aga veskipõllul oli näha, et oleks võinud tegelikult tagasi hoida, et ma arvan, et võib-olla see mure tuli sisse juba alates sügisest selle veskipõllul, et kui sa ikka kogu aeg oli pidev liigniiskus ja see ei muutunud ka absoluutselt, et siin on ainult väike siuke tropp on siin olnud ja see oli arvatavasti külma tõttu, minu arust ma arvan, et me korra külmus see muld ära ja siis läks samamoodi edasi, et tegelikult oleks võinud panna seda väetist nagu oluliselt vähem. Tagantjärele tarkus muidugi. Nüüd uueks hooajaks on jälle kogemus all ja sellega me õpime, et meie räägimegi sellest reaalaja mõõtmisest ja läbi kogu hooaja, sest nagu sa ütlesid, kõik hooajad on ju kardinaalselt erinevad ja tundub, et ekstreemsemate poole nagu liigume tasapisi, et need tipud ja külmad ja hakkavad on erinevad iga aasta, sellepärast on see iga-aastane jälgimine. Ma võib-olla veel kommentaari lisaksin veel, et muidugi, eks minul endal on ka küsimus see, et ju see on ainult ühe paiga mõõtmine, et kas ma saan kanda seda tulemust nagu tervele põllule üle või kas ma saan seda kanda teistele põllude üle. Et loomulikult üks ühele ei saa, aga nagu ma tõin selle veskipõllu puhul näiteks, siis samas piirkonnas asuvad põllud, mis on sarnase lõimisega, et olid sama probleemid, on ju, ja siis samamoodi see Murumäe põld ja selle nagu nii-öelda sarnase lõimisega põllud seal piirkonnas, et need andsid paremaid tulemusi. Et oli, muidugi see ei ole sama asi, kui sul mulla põllul on, aga sul on võimalik ikkagi nagu seda skaleerida natukene, seda nagu ala nagu laiemaks. Jah, täpselt seda ongi see põhiküsimus küsitakse, et kui palju neid peab olema põllu kohta või kui palju mis piirkonda ta näitab, et siis see tegelikult, sa kirjeldad oma sõnadega väga hästi, et just see samad piirkonnad, samad lõimised, et tegelikult see korrelatsioon on seal täiesti reaalselt olemas, et oleme ka ajalooliselt väga palju testmõõtmisi teinud samas piirkonnas ja siis me näeme samad. Ja sellepärast me ju need põllud valisimegi ka, et nad on võimalikult erinevates piirkonnades, et siis on, meil ei ole mõtet panna seda 3 andurit nagu samasse piirkonda kõrvuti põldudele, et ma arvan, et selle vist ei ole väga mõtet. Just, täpselt. Aga vaatan, et küsimusi rohkem pole tulnud, hakkame lõpupoole ka tüürima, aga mis ma ikkagi küsiksin ühe asja sult veel, et ausalt, et mis oli siis üks positiivne kogemus või üllatus ja mis oli võib-olla siuke puudulik pool ka, et mida võiks veel olla või mis oli puudu või mis midagi, et ei saa kõik alati ka üdini nagu positiivne olla. Jah, alati leidub mingid vigu, et ma arvan, et positiivne oli see, et need asjad töötasid, on ju, et ei olnud seda probleemi, et ma ei hakka nimesid nimetama, aga mul on ka ühed ilmajaamad põllul, mis on pidevalt on rivist väljas millegi tõttu, et küll on aku tühi ja mis on, et vähemalt need seadmed töötasid,
tundus, et neid andmeid nagu saab põhimõtteliselt usaldada. Eks loomulikult see oli ekstreemne aasta, et ega me ei saa 1 aasta põhjal neid järeldusi teha, et ma nüüd saaks öelda, et äge on ju, et saad kõik otsused selle järgi teha, et ikka nagu õppimiskurv. Et puuduse kohta, et ega ma olen ikkagi nagu unanud selle üle, et võiks ikka nagu sademete mõõtur ka olla, on ju. Et esimene asi, kui te pakkusite seda varianti, siis mul aga ma tahaks sademeid ka ikkagi mõõta. Okei, ma saan aru, et mullavesi on nagu väga tähtis, aga just pritsima minekuks või midagi sellise jaoks, et oleks nagu sademete mõõtur ka hea, aga vaatasin, et te olete sinna nüüd lisanud selle nii-öelda mingisuguse ilma nagu ennustuse põhjal, mingi sademete nii-öelda koguse. Et mul ei olnud nagu väga palju aega seda testida, aga tundus, et nagu enam-vähem klappis. Aga just jah, et võib-olla see natuke veel multifunktsionaalsem, et mul ei ole vaja mitut aparaati põllul, et piisab sellest ühest, et just pritsimise ajastamine ja selline teema, et võib-olla natuke mõtteainet. No täpselt, see ongi üks põhilisi asju, mis me küsitakse. No väga hea, et me selle ära katsime siis. Oleme jäänud nagu oma liistude juurde proovin teada, et see on ju saadaval küll, aga tõesti meie lahendus on võimalik lisada endale nähtavale ka sademete andmed, mis on siis selle radari põhine, see Nowcast on selle ingliskeelne nimi ja mis on osutunud ikkagi üllatavalt täpseks arv võrreldes näiteks, kellel on ilmajaam oma piirkonnas, on ju, et siis see tegelikult on täiesti kasutatav number, mis siis võtab nii-öelda konkreetse asukoha kohta ja radari andmete põhjal, siis kui palju sademeid on viimasel ööpäeval tulnud. Et see on tegelikult täitsa nii-öelda olemas, aga seda on kasutatav. Ega ma vaatan, et aeg hakkab otsa saama, küsimusi pole rohkem tulnud, siis tahan tänada kõiki, tuletan meelde siis, et 4. märtsil on meil, räägime juba siis toitainetest ja ka juba raha kokkuhoiust, et mis otsused ka toitainete suhtes tehtud ja mis need lahendused seal lõpuks olid, et kindlasti registreeruge sinna ja tänan veel kord ja siis kohtume juba järgmine kord. Suurte saakideni, tšau! Suurte saakideni, väga õigus.